Tere, kallid sõbrad! Tere tulemast Juudi uudiste novembri ja detsembri väljaandesse, mis sel aastal langeb kokku Juudi kalendri valguse kuuga Kislev. 27. novembrist 2. detsembrini toimus New Yorgis iga-aastane Lubavitši Rebbe saadikute kongress. See eriline sündmus on rohkem kui 30 aastat toonud kokku Chabadi rabid üle maailma, et suhelda ja saada inspiratsiooni. Ürituse programm on väga rikkalik, loengud, arutelud, koosviibimised, šabat, ühispildistamine, Rebbe haua külastus ja palju muud huvitavat. Meie koguduse poolt osalesid Eesti pearabi Shmuel Kot ja Eliau Shmorgun ning rabi Shmueli poeg Levi Kot, kes Jumala abiga valmistab 20. jaanuaril bar mitzva tähistama. Rebbe reisi eelõhtul 2 kuud enne oma sünnipäeva alustas Levi esimest korda tefiliini panemist. Selle auks toimus peale hommikupalvus sünagogist pidulik hommikusöök. Kokkutulekul osales tänavu üle 6000 saadiku, kuid kõik tundsid kirjeldamatut traagilist tühjust. Programmi iga hetk oli suure kibedusega pühendatud 28-aastasele rabi Tzvi Koganile, kelle terroristid tapsid Dubais selle suursündmuse eelõhtul. Rabi Tzvi ja tema abikaasa Rivka Kogani pulmadest on möödunud vaid 2 aastat. Vahetult peale pulmi nad kolsid Dubaisse ning pühendasid oma elu selle linna juudi kogukonna arendamisele. Rabi Tzvi Kogani ja tema naise elukäik teeb meile igaühele selgeks elusande lisada iga minutiga aina rohkem ja rohkem valgust, sest ainult valgus saab jagu pimedusest. 23. novembril algus uus kursus sissejuhatus judaismi, mida juhendab Eesti pearabi Shmuel Kot. Tundidega võivad liituda kõik, kes soovivad rohkem teada saada juudi traditsioonidest, kultuurist ja juudi elukorralduse erinevatest tahkudest. Sealhulgas igapäeva rutiinist, riietusest, toitumisest, puhkamisest ja peresuhetest. Samuti on võimalus otse küsida ja arutada mured ja rõõmu tekitavatel teemadel. Kursus koosneb 12 online tunnist, mis toimuvad laupäeva õhtuti peale šabatit Zoomi kaudu. Osalemine on tasuta ja registreerida saab rabi Shmuel Koti juures, millele rabi Mihi ja rabani Triši Pekarski oma aega ja energiat pühendavad. Kohtumised, suhtlemine ja üritused Eestis elavatele juudi noortele. Noorte kogukonna hashtag on Young Jewish Experience ning üks edukas traditsioon on korrakus tähistada üheskoos suurt šabatit. Seekordne noorte šabat toimus 6. detsembril erilises kohas Tallinna sünagogi renoveeritud noortekeskuses. See on koht, mida tasub isiklikult külastada ning tunda sealset hubasust ja mugavust, mis inspireerivad avastama uusi asju, õppima ja suhtlema. Head sõbrad, tuletame meelde perekeskuse Mishpaha tööd. Sel aastal on võimalik osaleda keskuse spetsialistide psühholoog Elena Karablova, lastearst Katrin Põhjala ja osteopaat Dmitri Fuksi konsultatsioonidel. Registreerimise viib läbi H.S. Morgun. Samuti kutsume teid peresuhete seminaridele, meistriklassidesse, lastele ja vanematele ning individuaalsetele konsultatsioonidele, mille eesmärk on aidata peredel igapäevastes olukordades toime tulla, pakkudes praktilisi tööriistu ja inspiratsiooni juudi traditsioonist. Head vaatajad, arvame, et teid huvitab teadmine, et nendel päevadel osalevad Tallinna sünagogi juudi teismeliste klubi juhid Gruusias juhtide ehk Madrihide koolis. Ja detsembri keskel osaleb rühm juudi teismelisi Berliinis toimuval mastaapsel Siitsin Shabatonil, millel on osalejaid üle kogu Euroopa. Me jagame teiega nende reiside üksikasju juba järgmistes uudistes. 30. novembril toimus Tallinna juudi koolis kontsert Juudi hinge meloodiad, milles osalesid Iisraeli ooperisolist ja rahvusvaheliste konkursside võitja Mihhail Gaisinski ning karismaatiline duett HS Pariisist Elena Jakobsvelt ja Darja Ulantseva. Kontserdi korraldas meie kogukonna aktivist Vladimir Shmorgun Tallinna juudi kooli toetusel. Laulude žanr oli väga mitmekesine. Alates sügavatest lauludest, mis on pühendatud meie kallide vendade ja õdede Hamasi vangistuses, pantvangide kiirele kodumaale naasmisele, kuni väga inspireerivate meloodiateni, mis ülistavad elu väärtust ja ilu.
Am Israel High on üks võimsamaid laule Mihhail Gassinski esituses. Rahva ühendasid selle meeldejääval õhtul Elena Jakobsfeldi ja pianist Darja Ulantseva esituses jiidishikeelsed laulud. Palju õnne, head sõbrad, jagame teiega suurepärast uudist. Meie juudi uudiste eestikeelsete saadete esimene saatejuht Alisa Hmelnitskaja sai emaks. Novembri keskel Jumala abiga sünnitas ta armsa poja. Soovime emale ja beebile head tervist ning palju rõõmu kogu perele. Armsad naised, kutsume igat Eestis elavat juudi naist osalema uuest projektis Sünnipäev juudi kalendri järgi koos sünagoogiga. Ainus, mida pead tegema, on ära täitma registreerimisvormi märkides oma nime, sünnipäeva ja kontaktid. Ning oma juudi sünnipäevaks saad sa kena kingituse, käsitöökoogi või mõne muu üllatuse. Täida ankeeti ise ning kutsu kõiki oma juudi sõbrannad ja pereliikmed sama tegema. Head sõbrad, täname teid vaatamast. Juudi uudised on selleks korraks läbi ning teie tagasiside ja kommentaarid annavad meile inspiratsiooni jätkamiseks. Kohtumiseni uute uudistega.